Tere, mina olen Triinu. Olen täna teadvuse avardaja ja just ülitundlikele inimestele, kellel võib olla ärevus või depressioon või nad ei julge oma elus edasi liikuda, neil võib olla kilpnäre, neil võib olla kõiksugused teemad, mis takistavad need elus edasi liikumist ja seal on omad juurpõhjused. Nii et kui sa minu lugu juba tead, siis sa tead, et ma olen saanud kõik need sümptomid, mida ma sulle rääkisin ja ma olen ennast ära tervendanud kõikidest nendest olukordadest. Ja täna võtame ette sellise teema nagu töö, sest see töö on inimestel kõige suurem väljakutse ja, ja ma jagan sulle uut vaatenurka. Nii et võtsin siin ette endale, kirjutasin endale ülesse kõik ja ma jagangi sulle selles mõttes seda kohta, sest ma olen ise selles kohas täna olnud, kus sa võid täna olla, et sa tõused hommikul ülesse, sul on ärevus, sinul on keha väsinud ja sinu hing võib igapäevaselt öelda, et see ei ole minu tee, liigu edasi, otsi edasi oma teed. Aga sinu sees võib olla selline tunne, aga mul ei ole teist valikut. Et sa võid nagu täielikult tunda seda kohta iseenda sees, sest sa ei näe, et see teine valik on olemas. Ja, sinu sees on selline blokeering. Nii et ja see tähendab tegelikult seda, et me hoiame oma minevikus kinni, me hoiame vanadest asjadest kinni ja see, mida me tegelikult teeme, ei toida meie hinge enam. Ja siin on vaja lahustada ära blokeeringud, et inimene saaks hakata oma elus edasi liikuma. Ehk siis, kuna minu missioon on täna siis jagada oma lugu, kus ma olin ja et inimestel, kes siis tekib ära tundmine, saavad aru, on olemas teine tee, ma saan välja tulla sellest, siis see on minu kõige suurem missioon. Sest et ma 10 aastat tagasi olin läbi põlenud, ma elasin väga kehvas tervislikus olukorras, ma ei jõudnud isegi tööle. Nii et kõik need olukorrad tegelikult aga olid minule kõige suuremad kingituseks, sest ma hakkasin vaatama iseenda sisse ja hakkasin otsima vastuseid iseenda seest. Võtsin siia ka ühe raamatu, mis on nagu väga lahe raamat. Selline tervenda, näha, nii ei ole, kaon ise ära. Tervenda iseennast, tervenda iseennast. Ja ma toon siia selles mõttes kaks näidet, mis on hästi oluline elus. Mina sellel ajal seda ei teadnud, aga täna ma tean seda. On siis optimistlik suhtumine ja pessimistlik suhtumine. Ja optimistlik suhtumine on siis inimestel, sest nad teavad, et see teeb neid õnnelikuks ning see aitab luua soovitud elu ja tervist. Ja optimistlikud inimesed tegelikult usuvad, et nendega juhtub head asjad, mitte halvad. Ja nad näevad tegelikult kõiki teisi headena ja tolerantsetena ja nad usuvad iga päev, et iga uus päev on uus lahe seiklus ja nende tulevik paistab ere ja asjad sujuvad hästi. Ja optimistid ei usu, et elu on loosiõnn, nad usuvad, et nad peavad selle kujundama ise niisuguseks, nagu nad soovivad. Nii et ja nad on aktiivsed, kasutavad oma aega hästi ega istu ega hädalda. Optimist ei keskendu vigadele, vaid tugevustele. Nad otsivad igas halvas olukorras head. Nad on õnnelikud ja rõõmsad. Optimistid ei usu alati, mida inimesed neile räägivad diagnooside puhul. Nad uurivad ise asja, et leida oma vastuseid. Et nad ei usu, nad usuvad, et
kui nad saavad halva uudise, on sellel parem pool ja igast halvast leidub alati midagi head. nii et kui mina olin sellises olukorras, siis ma mõtlesin, ei, see olukord on mulle kingitus, et mina saaksin täna tõusta ja kasvada. Ja see oli nii suur sisemine tarkus, millega ma hakkasin nagu tööle, sest ma, sest ma teadsin, et see ei ole niimoodi, et elu ei ole halb, vaid kõik, mis on minu sees täna, on, on siin sees valepidi. elu ei ole selline. ma teadsin seda väga kindlalt ja see aitas mul selle koha endal saavutada, sest ma ei valinud meditsiini, vaid ma valisin enesearengu ja iseendaga töö. nii et täna räägin sulle nende vilju. ja see tähendabki seda, et tegelikult optimismi siis mõte on see pool, et inimene hoiab oma vaimu positiivsena ja ta ei süüdista mitte kedagi oma toimunu eest, mitte kedagi, kui sa oled täna sellises kohas, et sul võib-olla on rahakriis, sul on töökriis, sul on suhtekriis, sul on mis iganes, sul on iseenda suhtes ei tunne ennast hästi, siis kõik need olukorrad on just sellepärast, et sa ei süüdista, vaid sa hakkad selle olukorraga tegelema ja hakkad otsima vastuseid. nii et ja see ongi see pool, et kui läheb elus raskeks, siis nad ei anna alla, vaid liiguvad edasi. küll aga pessimistlik suhtumine teeb inimese haigeks. selle suhtumisega inimesi on lihtne tegelikult märgata. Nad on pidevalt närvis, nad ründavad teisi ja solvavad ja nad mõtlevad, et elu ja teised inimesed on neile võlgu kõikide nendega juhtunud halbade asjade eest. ja kui neile pakutakse vastuseid, ei ole nad endaga rahul, vaid nad peavad ennast ebarealistlikeks. kui nad seisavad silmitsi probleemiga, siis ei üritagi nad seda lahendada. selle asemel aktsepteerivad nad seda, et nad üritavad leida viisi probleemidega elamiseks. Nad on emotsionaalselt ebastabiilsed, ärrituvad kergesti, on kaitseseisundis ja ootavad alati kõige hullemat. nii et pessimistid loovutavad kontrolli tervendamise ees kellelegi teisele. seetõttu on nad kindlalt ootused arstide töö suhtes ning nad pettuvad ja on vihased, kui olukorrad või diagnoosid ei anna paranemise olukorda. nii, ehk siis pessimistid vaatavad elu alati hädaoruna. Nad loobuvad pigem kontrollist, kuid võtavad initsiatiivi end ise aidata. ehk siis, et nemad usuvad, ei suuda kunagi midagi õigesti teha. kõik soovivad neid kahjustada ja mitte miski ei suju hästi. nii et selles mõttes on inimestel hästi oluline aru saada, et pessimistlik inimene tahab, mõtlevad ainult iseendale, huvitavad ainult oma vajaduste rahuldamisest. ja nad keskenduvad negatiivsetele, ignoreerivad positiivset, kujundavad kõike enda järgi ja keskenduvad oma emotsionaalsetele haavadele. eks see oli nüüd selline väike lõik sulle siit kohast, sest et minus oli seda pessimisti ka, aga kui ma hakkasin iseenda sisemaailmaga tööle, siis ma sain aru, et kõik tuleb seest. kõik tuleb seest ja nüüd tuleb kõik välja tervendada endas, et tagasi saada elujõud ja oma vägi. nii et täna ma siin olen ja ma tunnen ennast ülihästi. mul on väga palju energiat. ma elan oma elu, oma unistuste elu. täpselt seda, mida ma soovisin 10 aastat tagasi. olla terve, olla nähtav ja jagada inimestele tõde. nii et täna ma olen selles kohas. ja kui me vaatame siis neid tööuskumusi, mis inimestel tegelikult täna kõige suuremalt on, miks nad ei liigu edasi, siis inimest hoiab väga suurel määral kinni hirm. ja just see hirm, et turvatunde kaotuse ees. nii et tegelikult inimese üks suurimaid vajadusi on turvatunne
ja kui see töö inimesele ei meeldi, siis ta ikkagi läheb sinna, sest seal on see turvatunne ja sest see on talle tuttav. Aga tegelikult meil on vaja lahti lasta, kui see töö enam ei meeldi sulle. Sest et mina ju tegin täpselt samamoodi seda tööd, mis mulle ei meeldinud. See, et ma olin 42-aastasena läbi põlenud ja depressioonis, siis see oli tegelikult sellepärast, sest see töö ei olnud minu töö, ma ei armastanud seda, ma käisin seal läbi surve. Ja mis juhtub inimesega? Nii et tegelikult on see pool, et meil on vaja hakata tegema ruumi uuele. Ja siinkohas on vaja lihtsalt teadvustada, et hirm on ainult illusioon ja see on turvatunde kaotuse ees. Aga turvatunne ei tule väljast. Turvatunnet ei anna töö, ei anna raha. Turvatunne on sinu enda sees. Punkt number 2. Ellujäämisrežiim. Inimesed elavad ellujäämise energias. See tähendab seda, et neil on ainukesed mõtted, kuidas arved maksta, kuidas elada. Nende sees on blokeeritud loovus ja rõõm. Ja nende sees on ainult see energia, kuidas toime tulla. Ja tegelikult see seisund hoiab inimest väga tugevalt kinni. Ehk siis meil on 2 energiat, kas on elamine omadel tingimustel või siis ellujäämine. Kogu aeg jooksed tööle. Aga sinu sees on olemas intuitsioon, inspiratsioon, mida sina ise soovid luua. Need on vaja lahti häkkida. 3. Usaldamatuse muster. Kui inimene on tegelikult kogu aeg pinges ja väsinud, siis ta tegelikult ei usalda enam elu. Ta ei usu, et universum saab sind kanda. Ja inimene ei usu ka seda, et on olemas uus tee. Ta ei usu seda, sest ta on niimoodi ellujäämises ja usaldamatuses. See on usaldamatuse õppetund. Tegelikult on meil vaja väga usaldada iseennast, elu, ja kui me hakkame kuulama oma hinge, mitte hirmu, siis me saame hakata tegema uusi samme. Sest et usaldamatus hoiab meid kinni selles illusioonis. Nii, järgmine õppetund, mis on hästi oluline aru saada, on nüüd see väärtuse õppetund. Ehk siis meid on õpetatud uskuma, et väärtus tuleb töö tegemisest, mitte olemisest. Ehk siis mida töökam sa oled, seda väärtuslikum sa oled. Aga see põletab inimese läbi. See ei ole õige muster. Ja kui inimesed kaotavad töö, siis tegelikult neil on tunne, et nad kaotavad iseenda ja see on täpselt samamoodi illusioon. Ja see on see koht, kus sa hoiad oma tööst kinni, sellepärast et see töö ja sina ise oled nii tugevalt seotud. Ja see on üks kollektiivsemaid energiaid samamoodi, et ma pean olema kasulik, et olla väärtuslik. Et ma pean olema kasulik, et olla väärtuslik. Ja see lõhub inimese, see ongi see koht, kus ta otsib ainult seda, kus ta saab kasulik olla. Et kasu tuleb ainult sellest töö tegemisest. Nii, aga tegelikult on ju tõde, et sina oled kõige olulisem. Sinust saab kõik alguse. Sina lood kõike. Sina lood oma energiaga kõike. Nii, suur kontrollivajadus, järgmine teema. Ehk siis hästi tugev nagu hirm usaldada elu täpselt samamoodi ja kogu aeg kontrollida. Ja see tähendab seda, et inimene on kogu aeg pikka aega kontrollis ja siis see lahti laskmine on nii hirmutav.
ja siis tal on selline tunne, tekib tühjuses tunne sisse, et kuidas ma edasi saan, kuidas ma edasi saan. aga ometi tekib alles siis tekib uus asi, kui sa vana lased lahti. see on hästi oluline teadmine. nii, järgmine, ehk siis meie sees on selline uskumus, et töö võrdub kohustus. ja kui töö muud on inimesel kohustus, siis see tähendab seda, et inimese sees pole rõõmu. ja see on ärevuse, depressiooni üks ülioluline kood, mis tuleb lahti häkkida, sest töö oli kohustus meil esivanematel ja see kandub meile ja see tegelikult on kohustuse tunne on meie sees mega suur, raske ja suruv energia ja see ei toida hinge ja see ei toida loovust ja see paneb selles mõttes eluvoolu nagu kinni. aga tegelikult on see pool, et kui töö muutub väljenduseks, mina soovin väga jagada oma lugu ja väljendan kõigile, et, et mis on tõde, mis on hingetõde, kuidas elada eluvoolus ja saada ennast eluvoolu et oleks rõõm, et kui sa hommikul tõused, teed silmad lahti, mõtled, jee, täna ma saan seda teha. mina täna olen selles olukorras, kus mina ootan, kui hommik tuleb, mõtlen, jee, täna ma saan selle teha, seda laivi saan teha, ma saan sinna esinema minna, ma saan kõike seda, sest ma olen enda sees need kohad ära tervendanud. nii, järgmine punkt, mis tekitab hästi suurt stressi, on see tööorja muster. ja see tööorja muster oli mul samamoodi, kuna see ärevus on ju hästi selline tegelane, et see ärevus ei lähe inimese seest ennem ära, enne kui inimene on jõudnud oma südame tasandile, hakanud kuulama oma hinge ja oma südant ja see tööorja muster on alateadvuses on sellise koodiga, et ma pean tööd tegema, et ellu jääda. ja see tööorja muster viib kehasüsteemi täielikult pingesse, see viib ärevusse, see viib depressiooni ja see on selline kood, kus inimene tema loovus ei toimi, sest tööorja muster on nii tugevalt ees ja loovus ei saa liikuda. ja kood ongi siis see pool, et ma pean tööd tegema, et ellu jääda. aga tegelikult tuleb see just lahustada, sellepärast et meil ei liigu sellele, kui me oleme selles mustris, siis intuitsioon ei liigu, inspiratsioon ei liigu, aga meil on just vaja, et need tuleksid automaatselt. kui sina oled täna, sest kuna meil on see kood, et ma pean olema tegija, on üks koodidest, ma pean olema tegija ja see tähendab seda, et inimene rassib hiilgemalt tööd teha, pingutab, käib ja kui ta läbi põleb, siis inimene ärkab, siis ta saab aru, et ei, selles koodis ma ei saa elada. nii et töö on oluline see, et see oleks nauding. töö oleks nauding, aga see naudingu energia tulebki endasse laadida ja leida üles see, mis on sinu hingetöö, mida sina tulid siia maa peale tegema. et sellest tööorja mustrist tuleb täielikult lahti häkkida. mis aitab sellest veel nagu suuremalt inimesel elust aru saada, on see, kui sa teed oma sünnikaardi. kui sa teed oma sünnikaardi ja sa näed ära, sulle öeldakse, et millised on sinu eelmistes eludes jäänud õppimata olukorrad, mis sul tuleb siin ära tervendada. see näitab ära sulle sellised uued uksed, mida sina ise ei oska isegi näha, et need on sinu uksed, sest sa oled selles tööorja muster ja see on see lõks, kus me nagu oleme pinges, stressis, töötame kellegi teise jaoks ja oleme sõltuvuses nii tööst, nii rahast, nii inimestest, nii suhetest, aga oluline on just saada kõik need vabastatud, et eluenergia hakkaks liikuma. ja sa hakkaksid nägema iseennast.
nii, järgmine punkt. Kui meie sees on tervendamata mees ja naise energia tasakaalutus on meie sees, ehk see on siis sakraaltšakra. Kui sakraaltšakra ei toimi, siis ei toimi sinu loovus. Ja siis see tähendab ka seda, sakraaltšakra ja kurgutšakra on omavahel seotud. See tähendab ka seda, et sa ei julge väljendada, sa ei julge rääkida tõde, sa ei julge asjadest rääkida nii, nagu see on, sellepärast et meie sees on vaja tasakaalustada mees ja naise energia. Naised, me tuleme sellest ühiskonnast, kus siis mehed olid ju, see jookseb lihtsalt meie sees, meie koodina kaasas, kus siis naised pidid ju olema see, kes siis, kui mehed läksid sõtta, siis naised võtsid selle rolli enda kanda, et neil tuleb kõikide asjadega hakkama saada. Nad peavad pingutavad, nad peavad tõestama, nad selles mõttes, et see kogu koorem tegelikult tuleb meie esivanematelt, kus siis naine juhtiski kogu oma väge. Ja see tähendab seda, et naisenergia sai väga suure võimuenergia enda kätte. Ja see võim on selline, kus siis inimene käseb, laseb, poob, annab ülesandeid. Või siis on pigem just see teine pool naine, kes siis on nii alla surutud naine, kes siis ei julge üldse ennast kehtestada. Nii et seal on alati nagu kaks poolt ja see koht ongi see pool, kus siis ei ole seda tervet meesenergiat ja tervet naisenergia ja see on tegelikult, ma arvan, et see on kõikidel inimestel, see ei ole ainult mul, kes siis oli hädas oma ärevusega, see on kõik inimesed, kes siis tegelikult täna ärkavad ja hakkavad ennast tervendama, siis see on üks nendest asjadest, mis siis tegelikult, miks me ei saa elus edasi liikuda, meil on vaja see tervendada, just see nais- ja meesenergia. Sest ma lihtsalt ütlengi, et kuna minu vana mina oli selline hästi võimukas, ma tahtsin seda, teist ja kolmandat, ma kogu aeg nagu ei olnud asju, ma ei teinud asju orgaaniliselt, ma ei teinud asju voolus, vaid ma tegin kõike läbi surve ja millegi pärast, kogu aeg kellegile tõestamise pärast. Nii et need on kõik need salakavalad energiat meie sees, meie programmid, kus me siis tegelikult viime oma energia, kus meie energia ei liigu, ehk siis see läbipõlemine, mida ma sain siis tunda, siis tegelikult see oligi see pool, et minu meesenergia oli väga haavatud. Ma tegelikult ei teostanud ennast, ma tegin seda tööd, mida ma olin õppinud ehk siis raamatupidamist, ma olin seda õppinud, aga ma ei kuulanud oma hinge, mida minu hing tahab. Ja ma ei osanud seda isegi kuulda, sest et ma isegi ei teadnud sellest mitte midagi. Et kui sina oled täna ka ärganud hing, siis tegelikult ongi see pool, et meil on täna ärkamisaeg. Ja just sellepärast, et me hakkaksime ärkama iseendale ja hakkaksime nagu nägema endas seda väärtust. Sest meil inimestena on ju anded, meil on anded ja need anded on võti vabadusse. Ja need anded ongi siis see pool, et meil on kõigil inimestel antud oma missioon siia maa peale ja, ja meil on oma töö, mis meil tuleb teha, aga kui me oleme seal nendes haavatud kohtades, siis me oleme ellujäämises ja meie südameenergia on kinni. Aga meil on vaja just süda avada, sest ärevuse ja depressiooni taga on inimestel ongi siis on vastupidised uskumused. Ehk siis neid on nii palju alla surutud ja nende sisemine päike on surutud sissepoole. See tähendab seda, et inimene on oma igapäevase loomuses, on selles töö rühkimises, ta ei väljenda enda vajadusi, oma soove ja sisemine päike on niivõrd alla surutud. Ja see on üks sinu annetest, mida sinul on vaja teha, et oma sisemine päike
välja tuua, sellepärast et sest sa hakkaksid üldse enda käest küsima, kes ma olen, miks ma siin olen, mida mul tuleb teha. Ja siis need küsimused iseenda sees juba inimene hakkab otsima vastuseid, sest et ellujäämismuster enam ei toida meid. Me ei saa enam seal elada, sest see ei ole jätkusuutlik, sest hinged ärkavad ja hinged soovivad just avada oma andeid ja tulla siia maa peale inimesena kogema ja jagama oma valgust. Aga kui sa oled, oma valgus on sul alla surutud, siis sa ei saa seda jagada, sul on vaja see ennast sealt kannatusest välja tuua, sellepärast et sinu valgus on alla surutud. Ja need on nagu need kohad, mis tulebki ära tervendada, et sa hakkaksid nagu, kuna ärevus ja depressiooni inimene on see pool, kes on õppinud sobituma. Ta on õppinud sobituma sinna keskkonda, kuhu ta on sattunud, et ellu jääda. Ja aga sinu hing on palju suurem. Tema soovib hakata oma unistusi täitma. Sinu hing soovib hakata oma unistusi täitma ja sa soovid hakata avama oma andeid. Ja need anded ongi tegelikult siis, kui sa hakkad jõudma südamesse, sest siis hakkab keha lõdvestuma. Kui me oleme kogu aeg pinges, siis meie keha on täpselt samamoodi pinges, inspiratsioon on kinni, kõik on kinni, töö on nagu, sa ei taha kuuldagi mingist tööst, sellepärast et töösõna tekitab sulle juba nii suurt ärevust, sellepärast et see tööorja muster on sinu süsteemis. Aga kui kõik need ära tervendada, siis tegelikult juhtub selline asi, mis minuga on tänaseks juhtunud, on see on head asjad, mis hakkavad nüüd juhtuma, ütleme niimoodi, sest esivanemate kood on alati see, et hirm, et midagi juhtub minuga. Aga nüüd hakkavad juhtuma head asjad sinuga. See tähendab seda, et sinu töö muutub rõõmuks. Sinu elu hakkab muutuma loomiseks. Et sa ei ole enam selles mõttes, mis ma teen, aga sul on vaja endas need kohad ära tervendada, et sa jõuaksid elus oma kergusesse ja sa hakkaksid oma energiaid tervendama nii palju, et sa saaksid aru, et sa hakkaksid hindama ennast läbi olemuse, aga mitte läbi oskuste. Sest et hästi paljud hinged, kes on väga võimsad, ongi tegelikult kõik inimesed on väga võimsad, aga nende sees on väga suur hirm säramise ees, sellepärast et nad on nii võimsa energiaga. Ja kui sa võidki vaadata täna oma lapsepõlve pilte ja sa võid vaadata seal mõnes pildis, kus sa särad, sul võib olla täielikult selline rõõmupall oled. Ja siis sa näed mingit pilti, kus sa oled kurb või sa oled õnnetu, siis hakka tähele panema, et seal see koht meenuta enda elus, et kui sa särasid, mis oli see päev, kus sa tundsid, mind on palju ja ma võin olla palju, sest meid on just alla surutud just need lapsed, kes siis tegelikult, keda on olnud kodus hästi palju, keda on olnud palju, kes tahab särada, rõõmus olla ja siis on öelnud esivanemad, mis sa siin teed seda rõõm ja need on, meil on kõik need dogmad, kus siis pill tuleb pika ilu peale ja kõik need selles mõttes need uskumused, mis ei toeta meie elu, siis need on meie alateadvuses. Ja see tähendab seda, et see inimene on täielikult alla surutud ja juba vanuses 1-2. Et kui mina olen ennast tervendanud ja täna neid juba seansse teinud, siis tegelikult see kood on inimestes juba 1-2 aasta vanuselt juba kinni pandud. Sest teda on nii palju olnud, ta on nii rõõmus olnud, aga kuna vanematele on see olnud väga raske ja siis nad on öelnud, kärpinud tiibu, ära tee seda, ära ole selline,
ära jookse, ära naera ja siis ja siis tegelikult tulebki inimese sisse tulebki nagu siis see pool, et ma ei tohi olla selline, nagu ma olen. Mind on liiga palju mm,. ma ei tea, kes ma siis lõpuks olen, nii et tegelikult needsamad koodid ongi see koht, kus me täna ärkame hingedena. meil on ärevus, meil on depressioon, meil võivad olla veel raskemad olukorrad ja just sellepärast, sest et me ei tea, kes me oleme. Meid on kogu aeg valeks tehtud, meid on valeks tehtud, kui me oleme sellised ja sellised. kogu aeg meil on mingisugune sobitumine siis sinna perekonda, et ma teen ära oma asjad, peaasi, et ellu jääks, aga hing ei soovi seda, hing soovib avarduda. nii et kuna ärkamise aeg on see koht, kus siis inimene tegelikult soovib hakata kuulama oma hinge, mitte hirmu, aga see hirm on selline päris tugev kiht, mis siis tegelikult hoiab inimest siis selles ellujäämises ja selle taga on siis need uskumused, et hirm, et ma ei suuda oma elu muuta, hirm üldse transformeerida ennast armastuseks ümber, hirm, et ma ei suudagi hirme muuta armastuseks, ehk siis kõige tugevam kood on inimesel, et ma ei suuda ja see viib teda nagu sinna ellujäämise režiimi ja sulgeb nagu selle eluenergia voolu. nii et aga meil on just vaja täna kõik need blokeeringud avada ja just minna inimesena siis sinna kohta, kus me oleme oma annetega kooskõlas, ehk me jõuaksime oma jumalikkusesse. ehk siis ma julgen rääkida oma tõde, ma kuulen oma hinge, südant, ma liigun oma teel edasi. ehk siis kõik need blokeeringud vabastada, sest et siis hakkab inimese elu olema voolus ja ta on oma annetega kooskõlas. see ongi see pool, et sa julged rääkida, sa julged kuulata, sa kuuled. Ja maailm on alati peegel, nii et sa selles mõttes näed, mis sinu elus on juhtunud või mis siis toimub, et sa näed seda peegeldusena ja sa ei võta seda enam isiklikult, vaid sa soovid kohe selle teemaga tegeleda. nii et kuna täna on hästi oluline tervendada ennast ära, sinu tervis on oluline, sinu mõtteviis on oluline, sinu suhtumine ellu on oluline tervendada oma suhted ära oma emaga, isaga, lastega, vanaemadega, vanaisadega, sest see kõik on sees, mis tekitavad negatiivseid tundeid ja samamoodi on raha, mis on vaja ära tervendada, sest et ka rahal on küljes negatiivsed uskumused. noh, näiteks, et raha on kurja juur, raha tuleb raskelt, kõik sellised asjad. ja see tähendab tegelikult seda, et see hing ei ole ju selles tões, mis tegelikult on universaalne tõde. ehk siis universaalne tõde ongi see pool, et raha tuleb lihtsalt ja kergelt. mina olen kooskõlas iseendaga, oma annetega, mina jagan oma andeid, et sinu elu ja nagu, et sa muutuksid nagu kanaliks, sest sinu hing soovib hakata väljendama tõde, kui ta on ära tervendanud need kohad. sest kui me töötame oma annetele vastu, siis see tähendab tegelikult seda, et sa ei toida oma hinge. see tähendab seda, et su keha ja meel on tühi ja sul ei ole inspiratsiooni ja tegelikult sellest kõik tulevad meie ärevus, meie läbipõlemine, meie sisemine rahutus, sest et aga sinu energia on nii unikaalne. iga inimene, kes on siin maa peal, on põhjusega ja see tähendab seda, et sul on unikaalne sagedus, sa oled unikaalne kingitus siia maa peale ja sul on vaja saada kontakti iseendaga, oma annetega ja neid hakata maailma jagama.
ja inspireerima iseennast edasi liikuma nii sõnadega kui ka oma olemusega, nii et selles mõttes see on ülioluline ja siis hakkab sinu energia tõusma. Nii et see on hästi oluline, sest et kui sina täna seisad oma elus ristteel, nagu seda olin mina 10 aastat tagasi, siis sa näed seda kohta, et vanaviisi enam ei saa. Ei saa lihtsalt. Aga sa ei pruugi veel seda uut näha. Sa ei pruugi, sest see on nüüd see teekond, mida sul tuleb läbi käia. Ükskõik, kas minuga, kellegi teisega, oluline on see pool, et sa hakkaksid välja liikuma sellest ellujäämise mustrist. Sest see on sinu hing, tahab avaneda ja saada nagu rohkem endast aru ja tõsta oma energiat. Et see ongi see pool, et ja hakata elama oma tõde ja hakata särama. Ja kui sina särad, siis tegelikult maailm sinu ümber hakkab muutuma. Kõik hakkavad muutuma. Ja täna on ärkamise aeg, sest et täna on meil ülioluline hakata kõigepealt armastama iseennast. Tingimusteta. Sest meie sees on kõik need ellujäämise mustrid. Viimane seanss, mida ma tegin, oligi see pool, et ma pean olema rohkem, et mind väärtustatakse. See oli mul ka. Ja see viib inimese sinna kohta, kus ta kogu aeg töötab rohkem ja rohkem ja rohkem ja just sellepärast, et teda väärtustatakse. Aga see viib kannatusse, et märka oma neid tundeid ja mõtteid, sest meie keha annab meile kogu aeg märku, kas sa oled täidetud armastusega või sa oled tühjuse tundes või sa oled ärevuse tundes, sest see on kõik märk sellest, et on vaja hakata enda sees olevaid blokeeringuid kogu aeg vabastama, et jõuda siis kõrgematele tasanditele, kuulama hakata oma hinge ja siis hakkab elu sind kandma. Ja see on vabadus. See on vabadus ja see tähendab seda, et sa tunned elus kohalolu, sa tunned rõõmu, sa usaldad elu. Sa saad aru, et elu kannab sind kätel, kui sa hakkad tegema ja liikuma omal teel, südame teel. Aga ellujäämises kuulad sa ainult mõistust ja see tähendabki seda, et sa liigud mõistuse teel. Aga hingeteel on see koht, kus sa hakkad kuulama oma hinge. Nii et see on ülioluline, sest täna, et me liiguksime samm-sammult oma hingele kogu aeg lähemale, sest meid on õpetatud või me oleme selles maatriksis, kus me siis teeme kõikidele teistele, loome teistele, aga meil on vaja hakata tulema sinna kohta, kus me oleme ise oma elu looja energias ja ehitame oma elu ülesse ise, sest see tähendab seda, et me võtame vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte, me võtame vastutuse iseenda raha eest iseenda kätte, me hakkame toetuma oma elus omaenda turvatundele ja me hakkame kuulama iseenda südant ja liigume sellel teel ja jagame oma tõde, ehk siis me tuleme sellest kohast ära, kus meid on seal ära programmeeritud. Nii et täna selline siis jagamine, et teekond iseenda südameni on siis selle nimi. Ja kui sina tunned samamoodi, et see töö, mida sa teed, sa lähed sinna, sa teed seda kohustusest, siis on märk sellest, et mingi aeg sinu hing annab lihtsalt sulle märku. Mina ei osanud seda varem kuulata, sest minu hing andis märku juba ka 33. 33–42 oli ju, ma ei muutnud oma elus ju mitte midagi, mis sest, et ma sain selle diagnoosi. Ma ei muutnud oma elus mitte midagi, sest ma ei teadnud, ma elasin selles ellujäämises edasi.
ma ei kuulanud oma hinge, ma ei osanud seda kuulda. aga 42 pidin ma saama väga tugeva õppetunni, et hakata liikuma ära tühjuse tundest armastuse tundesse ja hakkasin täitma iseenda energiat. nii et märka kõik need sammud, mida mina jagasin, olid minu enda sees olevad valed blokeeringud ja täna, olles need ära muutnud, siis ma jagan oma tõde, ma jagan oma valgust inimestele, et ka teised saaksid ära tulla oma valgusesse ja hakata elama oma elu. nii et kui sinul on täna selline teema ja sa soovid edasi liikuda, siis sa näed, siin on mõttemustrite vägi, sa leiad mind alati ülesse ja sa saad hakata edasi liikuma. ja see ongi see pool, et ärevus ja depressioon ei pea meil olema, me ei pea seal olema, meil on täna võimalik ennast tervendada. See ei sünni üleöö, et mida varem inimene on ärganud, seda parem. kui ma oleksin oleks-poleks on selline ära ka väga halb väljend, aga see on see pool, et mida varem me ärkame, seda parem. nii et mina jagan oma teadmisi, et ka need, kes siis täna ei julge edasi liikuda, hakkaksid liikuma, sest see ongi see pool, sest kui sa elad oma elu, oma kohalolus, oma looja tasandiga ühenduses, siis sinu elu on nauditav, sinu elu on täis rõõmu, inspiratsiooni ja see on elu elamise kood. aga aitäh kõigile, kes kuulasid mind.